tere kallid YouTuberid, olen tagasi ja enne kui keegi midagi ütleb, siis Jaak, sul on õigus, ma võin olla selle saate vakstupea, aga Jaak on ise ka täisjobi, sellepärast et saatis mulle just sellise sõnumi. See sõnum siis on siuke koodijupp, mis paneb teie iPhone'i restartima või ma ei tea, midagi ta tegi ka salba, nii et kui te saate selle sõnumi mingilt sõbralt, siis see on arvatavasti mingi pränk. Selles mõttes mul oli neile nii pisikene see ideede kogumik, et ma lihtsalt mõtlesin, et ma ei hakka siin poole pepuga tead midagi tegema, et teeme ikka korralikult ja ilusti. Ja nüüd ongi tulemas siis see korralik episood nimega Hommikuugaega 7 või 6. 7 või 6. Hommikuugaega 7. Hommikuugas me räägime siis uudiseid, räägime mingisuguseid muid asju. Tänases saates tuleb tagasi ka kauaoodatud Twitteri segment. Mul on jälle käed kollased. Sellepärast, et see valgustus, mis mul on. Ma võin teile näidata enda setupi ka korra. Siit ma siis pikerdan kõik oma asjad, mida ma teile ära loen. Siin peal on siis, selle ma võtan siit ära. Siin peal on siis mu telefon. Ja siin on siis valgustus, mis mulle näkku puhub, puhub. No vaevalt ta nüüd näkku puhub, aga jää vait ja lähme meie uudise saatega siis edasi. Minu esimene uudis täna on siis sellest, et käivitus Olen objektiivne kampaania. Olen objektiivne kampaania kutsub üles noori suhtuma igasugusse infosse targalt ning eristama ausaid sõnumeid kallutatutest. Kampaania põhimõtted aitavad edasi kanda populaarsed Eesti YouTuberid teineteisele väljakutseid esitades. Igatahes ärge mind challenge'iga. Ja selles mõttes ma nagu läksin uurisin seda lehekülge, vaatasin Haridus- ja Teadusministeerium on seda täitsa rahastanud meil. Ja Martti Allik on teinud video, kui vana ta tegelikult on. Victoria keegi Villik käis YouTuber tegi IMAX kinos ja Sniff käis tüdrukuga spaas. Igatahes see on siis Olen objektiivne. Mina panen ka endale täna selle Olen objektiivne selle hashtagi siia, sest mina olen täna eriti objektiivne enda arust, nii et mis meil veel see nädal lõbusat toimus? Saudi prints võttis lennukisse oma 80 kotkast kaasa ja ostis kõigil piletid näiteks. Päris lahe pilt. Club Penguin läheb kinni. Koht, mis on meile toonud palju naljakat pilte sellest, kuidas inimesed bänni saavad sellest, et nad ropendavad. Kes ei tea Club Penguinist mitte midagi, siis see põhimõtteliselt on siuke virtuaalne reaalsus, kus on tegelikult minust arvuliselt vist kõige rohkem liikmeid üldse praegu. Ma ei tea, kas enam on, aga vähemalt kunagi oli ta siuke hästi-hästi popp koht. Paned seal oma pingviiniga ringi ja ega sa suurt tilligi muud seal ei tee. Selles mõttes nagu siuke mäng, I guess. Nii, aga mida veel pikemalt rääkida? Tahaks rääkida sellest, et Facebookis on hoogu kogumas uus hästi kaval ärimudel. Facebookis praegu siis toimumas selline asi, et pannakse müüki mingi ese. Oletame, mina panen selle JBL-i kõlari müüki. Tahan sellest 50 eurot saada. Kirjutan, et mul on see kõlar müügiks. Väga tore kõlar on, väga hea häält teeb. Aga ma müün seda niimoodi, et 50 piletit on saadaval, üks pilet maksab 1 euro. Kui 50 piletit on müüdud, loosin ma selle välja, kasutades mingisugust random.org mingit lehekülge ja keegi õnnelik saab 1 euroga endale kõlari. Selles mõttes, kui see õnnelik on rohkem piletid ostnud, siis ta maksab loomulikult rohkem. Võimalus on sul saada toode väga odavalt. Kui tegemist on tõesti ausa müüjaga, siis ma ei näe mingisugust probleemi, miks keegi või neid piletite näol välja loosida või müüa. Et selliste asjadega on alati see, et esiteks eestlasele ei meeldi uued asjad üldse. Eestlane vihkab uusi asju. Mis sa tuled siia oma uue mingi tehnikaga, kurat? Aga reaalsus on see, et siukseid asju tuleb iga päevaga ainult rohkem, igasuguseid skeeme, igasuguseid viise. Nendest tuleb selles mõttes ainult kinni võtta nii kaua, kuni nad veel soojad on. Pean kohe oma väga head sõbralt advokaat Abelilt küsima, et mis teema sellega üldse on. Tema vastab selle peale, et sul peab lihtsalt see luba olema, aga FB-s hui on kellegil. Nii et võtame siis selle endaga siit praegu kaasa. Loodame, et võmmid ei hakka seda asja siis seal niimoodi kontrollima, sest et mina olen praegu näinud, kuidas mingi tüdruk müüs iPhone'i ja see tundus jumala normaalne. Mis meil veel see nädal on huvitavat ja head toimunud? Kelly Sildaru võitis muidugi. Kelly Sildaru võitis ju kuldmedali. Mingid eestlased, ma vaatan, ikka suutsid. Minu arust see on nii naljakas. Sul on reaalselt uudis, et Kelly Sildaru võitis teise mingi X-Gamesi kulla ja mingi eestlane suudab ikka leida sealt mingisuguse halva asja. Kas arvad, et see on tal mingi hea elu, et ta päev otsa mingit suusatab? Jumal küll, kui oled kunagi käinud suusatamas mäesuuskadega. Maailma kõige lahedam asi üldse, urada ringi, põlved nõksuvad,
kandid seal, lund, mõnus. Sa hakkad siin rääkima, et Kelly isa on mingi hull trenirovka, et davai, tee. Ma arvan, et Kellile endale väga meeldib, Kelly vennale endale väga meeldib see, et ta saab suusatada niimoodi ja elada kuskil kohas ja lahedas. Ja ma usun, see keskmine eestlane, kes seal sellele Kellyle neid puid alla paneb, et jumal küll, nii hull trenn ikka. See on täpselt selline inimene, kes ütleb minusuguste sihukeste YouTuberite kohta, et mida te vaatate seal internetis neid mingisuguseid lollakaid, mis see teiste elu on tõesti nii huvitav. Sama inimene istub esmaspäeva õhtul kell 8 Kanal 2 ja vaatab, kuidas Liis Lemsalu vastab tund aega küsimustele ja terve saal lihtsalt plaksutab peale igat vastust nagu aitäh, Liis. Mul ei ole mitte midagi Liisi vastu, mul on selle saate formaadi vastu midagi ja mul on selle silmakirjalikkuse vastu on mul midagi, et lihtsalt vanem generatsioon lihtsalt räägib, kuidas on seal YouTube'is, aga samas vaata, mis sitta meil seal Eestit teevad. Samamoodi nagu see kuradi Endel Kellab. Eestlasele meeldib see Endel Kellab, sellepärast, et keskmine eestlane ongi täpselt samasugune, siuke hästi aeglase siukse taibuga ja siuke, vaat see on hästi naljakas vaadata. Igatahes ma läksin teemast sitaks kõrvale, sorry ja palju õnne, Kelly, ausalt täiega tubli oled, ausalt ekstreem on sitaks ja ma sõitsin ise ka kunagi suuska, Kelly, nii et kui sa tahad mind õpetada, siis ma ei tea, saame kutsekal kokku. Aga ma räägiks kiiresti vahele 2 asja. Esiteks ma väga vabandan, et see valgus täna kammib sind niimoodi ringi, sellepärast et mul on ikkagi 6S Plussi frontface kamera, millega ma seda asja kõike teen, sest et mul ei ole siin mingit Canon EOS 10 000 bla. Aga kui mõni elektroonikapood tahab mulle anda selle, siis muidugi andke mulle mingi EOS, mingi Canon, selle mõttes ma võin rääkida teie poest, tead, mul tuleb veebruari lõpus puhkus, et ma võin isegi nädal aega teil tööl käia ja mingeid asju müüa, nii et ma ei tea, räägime midagi lahti. Ja teine asi on see, et kui ma tavaliselt kirjutan midagi ette, teen mingisugust proovi, teen mingisuguseid ettevalmistusi selleks, siis praegu ma jäin suhteliselt häbematult hiljaks selle YouTube'i asjaga. Mul on praegu ainult mingisugused märksõnad kirjas. Piletitega müümine Facebookis, Kelly on nii tubli, olen objektiivne, sakib, uus Facebook, Huuga eel. Uus Facebook on mul. Kui see asi peaks nagu suuremaks minema, siis mul nagu Facebook olemas. Ja viimane märksõna on siin Liina Marti. Mis ma sellest tahtsin rääkida? Nad tegid YouTube konto, tegid koos. Aga lähme edasi. Midagi, mis meid puudutab, siis teadke, et meie president Kersti Kaljulaid on saanud viimased 4 kuud Euroopa Liidult siis iga kuu 12 000 eurot hüvitist, mis teeb 48 000 eurot alates sellest ajast, kui ta presidendiks sai, mille eest saab tegelikult juba Porsche Macani. Ja kui 2 kuud juba oodata, siis saab juba Range Rover Spordi, nii et tundub suht mahe see presidendi elu, mingid plekki tiksub, sükke rahulik 12 tonni kuus, ma ei tea, suht pohhu vist, Nii, aga kaua oodatud Twitteri segment, 5 miinus tweetis. Türr, meil on Audi sama vana kui Maria Rannaväli. Ja Ansa kirjutab siin, et see on nii kurb, et inimesi, kellega sa ei taha üldse kokku puutuda, näed iga päev ja teisi, keda igatsed, ei näe põhimõtteliselt üldse. Eks me kõik teame seda tunnet. Kasuta nimi Vodka for Life. Ma ei tea, nimi on talt Jesus was here. Kirjutab siis, et ma olen nii kade inimeste üle, kes saavad oma vanematega ja kõigi teiste pereliikmetega läbi. Ära ole kade, lihtsalt ise, et sul oleks ka, et sa saaksid ka emaga hästi läbi ja isaga saaksid ja venna ja vana-emaga saaksid hästi läbi. Et lähed vanaema juurde ja siis vanaema teeb mingit süüa ja annab mingi 10 eurot päev taskusse, sulle jope taskusse. Jumala kurb. Tema ei saa oma pereliikmetega läbi nüüd. Oskar kirjutab, kuradi ma vihkan Hitlerit ka vähem kui Androidi telefon. See Messenger Favorites on kõige sitem asi maailmas, nahku ma pean kogu aeg oma ex-kuti nägu seal vahtima, ei ole favorite enam, Kuule, kallis inimene, sa lihtsalt hoiad seda nuppu all ja sa saad ta ära sealt võtta. Elsu. Igatsen neid OG päevi, kui Einar Kuusk oli ainuke YouTube'i kuulus. Elis kirjutab, nägin just, kuidas 2 poissi jooksid bussile ja üks karvus teisele, et jookse nagu sa oleksid alaealine Tapperis. Ma olen suht kindel, et sa mõtlesid lihtsalt selle referentsi alguses välja, siis sa olid päris story juurde. Aga hea nali, ausalt, alaealine Tapperis, kiired jalad. Jep. Üks minu isiklikke lemmikuid Twitteris, Mikael Meema, vabandust, ma su nime peast ei öelnud, sorry, nüüd jääb meelde, Mikael Meema. Pani siis sellised viidi. Ma ei tea, teeme mingi üleriigilise Kelly Sildaru päeva või? Töölt vabaks ja nii. Midagi muud väga ei toimu niikuinii.
Kusjuures me võime seda asja siin naljaga võtta, mina, kes ma käin tööl, seda asja väga naljaga ei võta, sellepärast et 365 päeva on aastas, minul nendest on 100% vabad jõulud, uusaasta ja jaanipäev. Meil on kusjuures Euroopa mõistes väga vähe siukseid punaseid pühi võrreldes teiste riikidega, nii et mine sa tea, võib-olla saab kunagi naljast reaalsus ja tulebki meil Kelly Sildaru päev. Ja kui mul oleks praegu kohe peast öelda mingisugune ettepanek, mis päevi veel vabaks teha, siis mina teeks 1. ja 2. jaanuari nagu mõlemad vabaks, sest et sa paned aastavahetusel inimesed nagu mina, kes aastavahetusel lasevad niimoodi lappe, et paha hakkab, siis see 1. jaanuar sa võid seal kodus passida ja õhtul saunas käia, aga 2. jaanuaril sa ärkad üles, sul on ikka natukene siuke veits, siuke olla vaata, et võiks tegelikult selle 1. ja 2. mõlemad vabaks teha. Küll me saame hakkama, kui meil 2 päeva aasta algusest on mingisugused Juku mänguasja keskused ja asjad kinni. Pluss saad aastat alustada väga rõõmsa tujuga, et sul on 2 päeva vabad. Aga igatahes selliseks saade täna kujuneski. Mul on siuke tunne, et ma olen viimased 3 tundi siia kaamerasse rääkinud. Täitsa tegelikult võimalik, et olengi. Mul ei ole kella. Tehnikapoed, kes tahavad mulle Apple Watchi saata, palun saatke muidugi. Okei, ma teen nalja või kes tegin? Ma tegin ikka nalja. Aga aitäh teile vaatamast ja kohtume järgmisel esmaspäeval ja ma ei ole isegi kindel, kas ma järgmine esmaspäev teen midagi, ma loodan, et teen, aga davai, ellab.